No hei, mina olen Anneli, elukutseline tarolugeja, müstik ja suhtetervendaja ja taaskord on aeg siia algus vaadata, mis see nädal siis toob ja vaatame siis, mis üles tuleb. Kõik, mis tekitab sellist kõhklust ja kahe vahel olekut, valge, tume, varjud ja kõrgemalt poolt saetud valgusemäng, ei taha ennast sellele avada. Tahaks kuidagi mujale vaadata, tegeleda millegagi, mis tekitab põnevust, aga see on tegelikult natuke endale valetamine, nii et ole sellega ettevaatlik, sest seesmiselt kasvab selline kurbus. Tahaks nagu, et elu oleks stabiilne ja maailm oleks üldse selline kuidagi kahe jalaga maas, aga see valgus ja varjumäng muudkui kestab praegu. Nagu eelmise nädalaga tuli esile siis see trikster või see tume jõud siis praegu paneb meid proovile ja kuigi ei tahaks sellega tegeleda, ei tahaks sellele pühenduda, siis sinu sees on see selline soov tegelikult ju teisi aidata. Ja kui sa poolt ära ei vali, siis tekib selline tunne, et sa oleksid nagu laps kuskil nurgas oma ette, istud seal, keegi mind mängima ei võta, aga sa ise ka ju mängima ei lähe selles mõttes, et tuleb olla ise julge. Ja tekib siuke tunne, et tahaks kodus olla oma ette kuskil turvalises baasis, ei taha vastutust võtta kogu maailma eest oma õlule ja ega ei peagi selles mõttes, et see ei ole see koht, kus peaks ennast läbi põletama. Maailm on täis ju neid kangelasi, kes tõesti on siis võtnud kogu maailma vastutuse enda õlule ja mis sest kasu, kui sa siis kokku kukud selle raskuse all, et pigem selline koht, kus tunned seda süütunnet, see on märk sulle, et sa oled tulnud siia teisi aitama, sa oled tulnud siia mingisuguseid asju muutma ja tegelikult valgusele käima. Ja kui sa nüüd leiad oma hingeperekonna, siis saab üksteisele õlad alla panna ja on palju lihtsam asju ära teha, et sa ei pea kogu maailma raskust tõesti võtma enda õlule, et siis ongi kaks varianti, et kas ma siis kaotan ennast täitsa ära, teen mingit valguse tööd, mingit tervendust teistele, aga mis siis minust saab, või siis ma olen siin pigem oma ette, ma ei taha sellega tegeleda, et see kesktee leida, et see vastutus on ära jagatud ilusasti inimeste vahel. See ei ole siin üksi seda tööd tegemas, mis iganes viisil see siis oled tulnud siia inimesi ja kõik olendid aitama. See sisemine kurbus, mis tuleb hästi tugevalt esile, need lood, mis sa räägid, see viis, kuidas sa ennast teistele näitad, see, et sa särad, kas seal all on kurbus või on seal tõeline rõõm, et seni kuni tegelikult maailm on sellises kohast, kus ta on, siis tahes tahtnud, kui sa oled empaat, siis sind mõjutab see. Et mida rohkem sa enda sees lood balanssi, seda rohkem on sulle energiat ka teiste jaoks seda luua. Et väga palju tuleb esile selliseid ebaõiglaseid kohti, ebaõiglaseid tundmusi ja tegelikult on õige aeg jagada neid lugusid, et kuidas sind või kedagi teist on ebaõiglaselt koheldud selle maailma poolt ja kuidas saaks teisiti, mida oleks vaja teha selleks, et maailm võiks muutuda, et selline külm-kuum, kas ma tahan maailmaga mängida, tegeleda või ei taha, see näitabki seda, et maailm ei ole tegelikult turvaline selles mõttes, et kui sa oled teistsugune või avatud, siis just kui sind tõrjutakse välja, et see kontrolli energia on praegu maailmas tugevasti ja surmaenergia tegelikult. Mulle tuleb läbi seda, et kui inimesed tähistavad mingeid asju isegi ja mängivad, et neil on väga lõbus, siis tegelikult nad valetavad endale, et väga palju on surmaenergiat, kannatuse põhist sellist energiat, tumedat energiat meie ümber, südamevalu. See on näiline, kõik on hästi, oleme edukad, meil on äge, meil on tore. Kas seal all on kurbus ja surmaenergia või on seal all elu ja lootuse ja armastuse energia? Sa tunned selle väga hästi ära tegelikult ja sellepärast ongi selline tunne, et ma ei taha maailmast osa võtta, sest sa näed sellest läbi. See kõik, mis Hollywoodis toimub, eks ju, kõik see tuleb päevavalgele, kõik need mingid sellised teemad, et ammutatakse oma energiat süütutelt olenditelt. See on reaalne, see on ajast aega nii olnud, see kuri ikka võtab kuskilt, aga nüüd see on täitsa päevavalgel ja ikkagi midagi ei tehta, et tekib see tunne, et kuidas sellises maailmas üldse elada saab. Tekib segadus, et mis see uus uks siis on või kuidas siis saab teisiti, et eks me nüüd kollektiivselt seda tervendame ja proovime ka avastada, kuidas siis nüüd teisiti teha, mis me saame teha sellele vastukaaluks, aga me ei ole üksi, me oleme selles koos, kõik me, nii et see on hea, et sa tunned seda, tähendab su kanal on lahti. Sa ei ole üks lambakarjas siis, kes kaasa läheb iga asjaga. Palju õnne, väga hea.
noh, ma siis küsingi siin, et mida siis teha, et paistab selline seisakutunne nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil, et justkui ei taha selle vana maailmaga, ei taha vanamiisi, ei taha näha seda enda ümber, et miks ei võiks olla harmooniat, tasakaalu, et miks kõik valetavad, et selline ebaaususe tunne on sees ja see trikster ikkagi siin möllab ja mängib ja toob südame valu tegelikult. Et lase siis lahti sellest vastutusest kogu maailma ees, kõigi päästmisest, et igaüks ikkagi peab ennast ise päästma, aga sinu võimuses on siis tõesti tulla lagedale uute ideedega, kuidas siis oma hingesugulaste, oma hingegruppide ja inimestega koos siis teha asju teisiti. Et juba väike rühm saab natuke maailma muuta, et üks inimene kõnnib läbi linna, naeratab 20 inimesele, 20 inimese päev on parem, nemad naeratavad veel 20 inimesele ja nii on terve linna tuju päris hea, et see tegelikult mõjutab rohkem, kui me arvame ja näitab, et uue maailma liidrid või siis inimesed, kes tõusevad nüüd esile just termisel nädalal ka, siis tegelikult on need, kes teavad väga selgelt, mida nad tahavad, et maailm oleks eluterve ja kontaktis looduse ja tegelikult selle emaliku energiaga. Et see emalik energia, see kaitse, hooliv viis maailma päästa tegelikult toimib ja see ei ole ja pole oluline, kas sa oled naine või mees, ikkagi see selline hoidev, õrn energia avab südameid läbi selles, et kõige paremini maailma muuta. Et see tuleb läbi hästi palju lugemistes praegu ka kõigile inimestele, et lihtsalt helenda oma südant ja sellega sa helendad ka maailma enda ümber ja need, kes on tumeduses, neil hakkab siis mingeid huvitavaid viperusi juhtuma. Et ära karda oma südame valgust kiirata. Näitab siin ka niimoodi, sa leiad need õiged inimesed, kes tulevad siis sinu suunas ja sinu poole, see on nagu majakas, mis tõesti kiirgab siis õigetele inimestele. Rahasjades ka ma näen, et igasugused vastutustundetud otsused, jätta need hoiule, ära tee suuri mingisuguseid väljaminekuid ja investeeringuid, et siin näetakse kuidagi oota, et maailm saaks kohe tasakaalu ja asjad läheksid paika, lihtsalt sellepärast, et sina teed mingi ühe targa otsused. Siin on mingid valetamised ja vassimised, teiste osapoolte poolt tulevad paljudel esile ja ikkagi jälle trikster mängib, nii et see on selline natukene rabe aeg tehingute tegemiseks ja kuidagi liigse tähelepanu pööramine tähistamisele ja edu näitamisele sel nädalal konkreetselt siis maailmas toob kaasa võitluse energiat ja seda, et sind kuidagi lükatakse välja ja tekitab ärevust. Et natukene tasub võib-olla pigem hoida enda teada oma edulood ja asjad, mis oled saavutanud sel nädalal, et see lihtsalt võtab sulle energiat, mingid sellised negatiivsed energiat, nagu tahaks võtta kuskilt millestki kinni hakata. Et pigem kasvata enda intuitsiooni väge, et sul oleks see baas, tasakaal, rahu, ükskõik mis ümber siis toimub, et kui mingid energeetikad ümber põrkuvad või möllavad, kas või sotsiaalmeedias, kui me midagi üles paneme, siis inimesed hakkavad ju kohe kommenteerima, oma energiat sinna peale suunama, et see võib olla päris nagu selline intensiivne asi, mida kogeda, eriti kui sa oled mingis õrnas kohas, kus sa just oled oma äri näiteks üles ehitanud ja on selline, kas ma saan sellega hakkama või mitte, või mis nüüd edasi hakkab saama, et siin näitab, et uued uksed on sinu ees avanemas, aga need võivad kõik tornina maha kukkuda, kui sa ei jää nagu pidama selle juurde, et mina olen see ekspert ja mida rohkem sa näitad teistele oma ekspertiisi, siis seda rohkem inimesed hakkavad arvamust avaldama. Nii et leia endasse koht, et millal sa oled piisavalt karastunud, et sind see ei kõiguta. Ja selleks parim muidugi kaitse ongi see, et sa räägid oma lugu, ehk siis tõesti, kui sul on mingid asjad, mida sa pigem tahaksid varjata võib-olla või millest põgeneda, siis räägi need välja. Siis ei ole vastastel või siis pahatahtlikel inimestel sulle midagi ette heita. Sa oled lihtsalt juba kõik ära rääkinud selles mõttes. Ja teine asi, mis muidugi kaitseb sinu enda autentsus. Ja. Lihtsalt oled autentne. Kui ei meeldi, siis meeldi, mis ikka, aga autentsus on selline kõige kõrgem vibratsioon tegelikult. Kui me räägime nüüd armastusest ja autentsusest, siis tegelikult hinge kõige autentsem vorm ongi armastuse sagedus. Et selles mõttes siia oleme me tegelikult tulnud, et armastada ja areneda.
ja mida rohkem me areneme, seda rohkem me saame aru, et võib-olla selles vihkamise ja tumedas energias ei ole tegelikult hea olla, sest see ei tee ka endale midagi head. Aga siin ongi hirm säramise ees, sest igasugused väljalõikamised, igasugused kohtumõistmised, need jäävad ju meisse kehasse ja tekitavad hirmu. Ja siis ei taha nagu ennast nii avada. Mulle näidatakse sellist asja, et ära ava kõik oma kaarte avalikkusele praegu. Jõudude ümberpaigutumine maailmas käib väga suure hooga. Ja kõik asjad, mis sa lood, tegelikult sind püütakse kontrollida ja tagasi tõmmata. Tumedasse energiasse, siin näitab jälle kontrolli ja tumeda ja valge vahelist võitlust nii-öelda. Et selline surm on transformatsioon. Aga hetkel on aeg kuidagi kollektiivselt ennast koguda, oma julgust, oma autentsust, jagada üksteisega, millest me päriselt mõtleme, mida me päriselt soovime saavutada, millises maailmas me tahame elada ja mis on meie anded, jagada seda üksteisega, kes mõistavad. Laiemale üldsusele jagamise juures on see koht, et sa oled küll oma elu boss, eks ju, juhid oma elu ja saatust, aga kui sa hakkad nüüd praktilisel tasandil jagama oma plaane, mingisuguseid asju, et milles sul näiteks abi on vaja, kuidas sa saad kedagi aidata, siis hakatakse kuidagi kontrollima sind jälle. Ja selline üksiku eraku tunne tekib siis, et pigem ühendub kogukonnaga, kes sind mõistab, ja ka oma ideid nendega, kelleks saad olla autentne. Et kuidagi selline mingi teeseldud balanss või rahu on kuidagi õhus. Nii perekondade, suhete kui ka ühiskonna tasandil, kui kõik oleks väga hästi. Nädalal aga tegelikult see on mingisugune valetamine. Et selle all käib mingisugune tohutu kohtumõistmine, mingi abitus, energiast tühjaks imemine ja selline intensiivne energia kellegi poolt, kes tahab midagi võtta, mida tema tahab. Ja sinust tekitab see ärevust, nii et vaata, sinu ärevus on väga hea märk, et midagi on valesti. Sinu sisetunne räägib, et see ei ole päris õige, et see inimene räägib head juttu, aga mul on ärevus, mulle ei meeldi see. Nii et ole ettevaatlik sellega, see on sinu kompass, kui tekib ärevus, vaata selle sisse. Et kui sa oled inimesega, kes kas mentordab sind või on sinu tiimikaaslane energeetiliselt, siis ei tohiks ärevust olla ju, te olete võrdsed või siis tema paneb sind turvaliselt tundma ikkagi. Et selline vale lahkus, kuidas me seda nimetame, petturlik lahkus siis jah, see tekitab ärevust, kõhedust, ei meeldi, nii et vaata hoolega, mis energiat sinuni tulevad. Vaata, mis suhete tasandil toimub siis. Suhete tasandil siis ka kerkib esile see, et kas te olete tiim või üks õpetab teist. Et kuidas see energia siis liigub, kas see on edasi-tagasi või siis õpetaja annab teisele ja teine siis on see õppija, aga partnerluses võiks olla ikkagi võrdne, et muidu see energia jookseb ühte pidi ja see ei ole väga jätkusuutlik lihtsalt. Jällegi, kui on mingid segadused, kõik on liiga palju, sellest tahaks nagu minema minna, see ei ole see energia, millesse jääda. Aga üldiselt tekib selline koht, et on vastutuse võtmise hetk ka praktilistes asjades, üksteise aitamises, et sellised praktilised asjad on päevakorras, kuidas me oma päeva ära jagame, kuidas me oma nädalakava teeme, mis plaanid meil on pikemas perspektiivis ja mis väärtusid me teenime. Jällegi see musta-valge võitlus, mis jõude me teenime ka kollektiivselt, sest kui on mina, sina ja suhe on siis see kolmas figuur nii-öelda, et mis jõude see suhe siis teenib, kui me kaks inimest saame kokku, kas me kasvatame siis mingit head energiat, harmooniat, mida me kiirgame teistele, või on meil mingi võitlus, kaklus, paha tuju, mis siis kandub üle ka teistele. Et mis jõude see suhe konkreetselt siis teenib tegelikult. Et aeg sellele mõelda. Ja jällegi transformatsiooni energia vana peab surema, selleks, et rahu saaks sündida. Ühesõnaga suhted, milles on rahu, need jäävad püsima, suhtes, milles on probleemid suhtlemisel, selline kuum külm, edasi-tagasi mingi mäng, need ei jää tegelikult püsima. Ja paljudel tuleb siin esile mingisugune reedetuse tunne just laste osas, kas siis üks osapool on tahtnud last ja last ei ole saanud sündida või ei ole saanud kuidagi seda peret luua,
või siis see, kuidas last kasvatatakse või lapsi, et inimesed ei nõustu selles meetodis nii-öelda, aga laste teemal, see on see kõige õrnem koht, kuhu siis trickster saab vajutada, eks ju, et sellega hakatakse mängima, ole siis valmis, kergib üles siin mingit viha, kui ei ole seda stabiilset alust. Et kui on suhe, kus see stabiilsus on, siis keskenduge rahule, mingid asjad tulevad esile, saad sellest rääkida, kõik on hästi. Kui suhe juba niigi laperdab, siis saab olema tõsine proovikivi, et just see, et mis on õiglane, mis on õiglus üldse. Kahe inimese vaated sellele võivad olla väga erinevad, nii et tuleb olla jällegi suhted, kus on tunne, et õiglust ei ole, et seal ongi see, et ei olda mitte tiimikaaslased, vaid ollakse õpilane ja õpetaja suhtes. Üks siis on teist õpetaja ja teine õpilane ja üks on siis hingelt palju vanem ja teine palju noorem ja tegelikult see on üsna ebavõrdne suhe tegelikult, et kuidas saab kanduda, kui sa tahaksid olla endast 20-30 aastat, 40 aastat noorem partneriga, sest hingeliselt see ju on nii, et selle üle tuleb tungivalt mõelda ja märk sellest on see, et kui inimene ei talu sinu suurust, sinu tarkust ja vaidleb sinuga, püüab sind väiksemaks teha, järelikult see ei ole tegelikult see õige partner, kellega seda rahulikku elu luua. Kirg võib ju olla, aga mis sest kasu iga päev on selline tumedate jõudude teenimine läbi selle, et lihtsalt energeetika ei kanna, ei ole seda voolamist ja harmooniat, et siis ei teeni ju ka maailma teie ümber. Veel enam mõjutab see ju lapsi negatiivselt, mis seda potentsiaalset last, kes peaks siia sündima. Ja ma vaatan, et uus põlvkond lastest, hingedest, kes tahavad siia tulla, nad ei taha tegelikult siia konflikti energiast tulla enam. Tahaksid sellist rahu, portaal on avatud, aga nad tahavad õppida, et kuidas olla autentsed, et võib-olla ise oled ka märganud, et iga põlvkonna kuidagi inimesed on lähemal oma autentsele loomusele ja viimase paari põlvkonna lapsed ongi väga sellised kuidagi teistmoodi, kus pole, et neile õpetatakse oma lugu jagama ja nad on sellele autentsuse lainele suunatud, nad teavad, et seda nad tahavad, et see on hea. Vaatan vallaliste osas ka, siis ma ei näe siin, et väga selline kuidas ma ütlen, jumalik mingisugune toetus oleks selles osas, et sellel nädalal leiad oma hingesugulase ja oma armastatu siis eluks. Et vahest on nii, et kui me tunneme, et asjad ei ole hästi, me ei tunne mingit rahulolu, siis see on tegelikult suur õnnistus, sest see õpetab meid kuidagi välja tulema sellisest mingist eraldatusest, esiteks seisakust ja õpetab meid olema tugev ja tegelikult võistlema mingisugusesse tuleenergiasse minema, mis hakkab asju liigutama, et tahaks seda sügavat kontakti, tõelist romantikat, aga samas ka kindlust. Kes meist ei tahaks, on ju baasasjad, aga see stress, et asjad on liiga füüsilised kohe algusest peale ja suhtlus ei voola, tasub siis pigem vaadata ära, kuidas suhtlus voolab enne kui füüsiliseks minna, nii on nagu lihtsam seda asja jälgida. Et muidu näitab siin, et seda õnne energiat ei tule sel nädalal, vaid pigem on fookus ikkagi tööl ja sinu enda annetel, oskustel ja reputatsioonil. Et mõtle siis nii, et mida teeks ennast austav inimene sellel kohtingul või kui teda ei austata. Et see on kuidagi oluline, sinu intuitsioon tegelikult ütleb sulle, et kes on väärt partner ja kes mitte. Aga kuidagi mulle viskab, et mingi selline koht, et nagu vanad mingisugused jakad korduvad, panevad proovile ja ei taha neile enam oma aega pühenduda. Samas tekib mingisugune süütunne, et tekib süütunne, et nagu tahaks liiga palju või et tahaks seda head suhtebaasi, kus on romantika, kirg ja ka pere selline energia. Aga miks sa ei võiks seda saada? Selles mõttes, et see on ju olemas, et see ei ole liiga palju palutud, mis mõttes. See on selline baas. Et see näitabki kodu saab luua ainult siis, kui ei ole seda kuuma külma edasi tagasi mängima. See ei ole ju mingi pere loomine, niimoodi ei saa, kuidas siis ette kujutada, et on see kuum külm, et helistab, ei helista, räägib, ei räägi, siis teil on pere ja siis kaob lihtsalt minema, 3 päeva ei räägi, siis tuleb jälle koju, mängib peret ja siis läheb jälle minema, et kuidas see nagu toimiks, et ega
selles mõttes, kui leivad ühte kappi panna, ei lähe asjad paremaks, vaid tulevad lisaraskused ja lisakeerukused just. Et selles mõttes katsu õppida, et mis juhtub siis, kui see esimene elevus läheb üle. Aga see nädal ma ei näe, et oleks mingit tähelepanu nagu tuleb, aga ei midagi sellist, mis oleks kuidagi väga tõmbav sel nädalal, et rohkem on aeg iseendaga ikkagi tegeleda. Ja jällegi see musta ja valge, tumeda ja heleda jõuvaheline võitlus käib meie sees meil kõigil praegu kollektiivselt, et mis poolt sa valid, sinu varjud tulevad esile, aga ka sinu selline tervendav jõud, mis iganes elualal sa oled, isegi kui sa töötad McDonald's, siis kui sa paned hea sooviga tõesti südamest, annad kellelegi selle burgeri, eks see tervendab teda pisut rohkem kui siis, kui sa seda ei teeks ilmselt. Mitte, et see oleks nüüd väga tervendav toit, aga võib-olla päästab kellegi tervist natukenegi, sest hea sõna ja lahkus, see ju mõjutab toitu ja veemolekule, nagu teaduslikud uuringud on näidanud. Jah, et lahkusele viitab siin, et lahkus võtta vastutus selle eest, et sina saad olla lahke. Ja sinu lahkus mõjutab asju tegelikult. Ja kui see lahkuse energias ei ole, siis see hävitab asju. Et nii on. Ja energia ikkagi mõjutab elu meie ümber. Oleks kohvi vaja vist. Need õhtused lugemised. Terve päev juba töötatud, siis enam ei saa... Vist on vaja väikest pausi võtta millalgi. Aga kokkuvõttaks siis sel nädalal igasugune tähelepanu, mis puudutab siis seda, mida sina soovid, sinu eesmärgid, sinu nagu sellised edusammud. Liigne tähelepanu võtab sult energiat, et hoia asjad pisut rohkem enda teada sel nädalal ja jaga ainult valitud inimestega. See eemalt maailmas ilmitsemine, sel nädalal on tegelikult eluterve, et sa vaatadki, et millises maailmas mis tahan tegelikult nagu tegutseda, kus on see väljund, kus on see portaal või see koht, kuhu mina tahan oma energiat ja ressurssi suunata. Et selline maailm, mingid rõõmsad sündmused tulevad maailmas esile, et kõik on maru rõõmsad ja väga õnnelikud, aga kuidagi kahtlane, aga mingi fassaad, usaldaks seda, et ära lase ennast petta sellele, et kõik on näiliselt maru rõõmsad ja toetavad, et ära tõesti anna oma energiat ära ja ära tunne süütunnet ka, et kui keegi hakkab sulle rääkima, et sa ei jaga minuga midagi, sa ei usalda mind. See on sinu vaba valik, kas tahad jagada või mitte, et keegi teine ei peaks sind tagant sundima selles mõttes, et kui usaldus on, siis see on ja inimene jagab ja kui seda ei ole, siis seda ei ole, sest tavaliselt sa ju jagad ja kui on midagi uudset teistmoodi, siis inimene tunneb selle ära. Aga jaga neile, kes panevad sind ennast tugevamana tundma ja kellega koos sul on rahulik olla, rahutunne. Tuuni sisse rahutundele. Rahutunne on kõige olulisem praegu sel nädalal. Energeetiliselt ma tunnen, et on ettevalmistus praegu, ettevalmistusperiood mai, kus meil antakse selles mõttes armu, et on rahulik, et me laeksime ennast täis. Sest et mai jooksul kuidagi joonestub välja mingi selline koht, et kuidas me saame elutervelt edasi liikuda mingitest hävituslikest jõududest, kes siis panevad meid tahtma ennast ja oma lähedasi keeldavad sassi. Terve päev eesti inglise keeles läbi isegi rääkides on nagu keeruline, aga see tiimitöö jällegi õigete inimestega on see, mis sellest stressist päästab ja tegelikult selle vastutuse ära jagab, et üksi ei pea kõike tegema. See hakkab kogukondlikult selline teenuste, toodete, mõtete, õpetuste jagamine vastastikku, nii nagu vanasti oli, kui raha ei kasutatud. Et usalda seda, proovi ära lihtsalt, et me praegu loome mingit uut meetodit siin jälle, et mitte olla kontrolli all, siis raha on see, mis väga palju ikkagi kontrolli alla ju võtab ja paneb. Et see on selline baasturva tundega seotud, selline väga mugav viis, kuidas inimesi kontrollida. Inglismaal ei saa juba niigi nüüd juba üldse sularaha kasutada, et kõik on järelevalve all, see on päris veider. Tekib mingi süsteem, mingi alternatiiv sellisele kogu maailmaga kogu aeg kontaktis olemisele. Alternatiiv, kuidas inimesed saavad ühenduda üksteisega, üksteise tähelepanu leida, nii et see ei ole päris avalikult kõigile kättesaadav, nagu mingid Facebookid ja asjad. Et nüüd hakkab neid portaale ilmuma maailmas päris palju.
sest seal saab ühenduda omasugustega rohkem ja siis kuidagi need ühised plaanid ja õpetused ja asjad ei lähe kaotsi kogu selle massimeedia peale. Ja see tugevus, see üksteise toetamine säilib, et see energeetiliselt, see suur lai interneti avarus on tegelikult täis väga palju erinevaid energeetikaid, palju neist on sellist tumedat laadi, et selline võistlemise ja üksteisele ärapanemise energia, aga nüüd kui praktilises maailmas siis tõesti luua mingid alternatiivid, siis see aitab meil kõigil ennast tugevamana tunda. Eesti maastikul siis näitab jälle ka seda tumeda heleda võitlust, nagu kollektiivselt igal pool, ja näitab, et rahvas on vihane, et keegi kõndib millestki minema, just kui kaob täiesti, miski nagu sureks ära, aga see on eluterve tegelikult ja minu meelest see viitab poliitikale, mul on selline tunne, et keegi kõnnib nagu minema, aga tegelikult õppkokkuvõttes see on kasulik rahvale. Jällegi näitab siin, et mingi trikster tuleb esile, et keegi just meeste rahvast näitab siin mulle poliitikas siis, kes tunneb süüd millegi pärast, mingi perede ja lastega seotud teema on siin, tuleb esile, mingi kõnevõtt või mingisugune kõnelus siis loob selle, et ta kukub pukist nii-öelda. Mingi vaidlus käib justkui ja just laste teemal on mingid uued ideed, siis need surutakse justkui maha, ühesõnaga rahvas saab pahaseks. Laste teemaline mingisugune idee, ilmselt seaduse muudatus või midagi sellist ei lähe läbi või lõpetatakse ära, mis pidi tulema, mingi vale on õhus, kurbus ja vale. Siin jällegi ma küsin, et mis siis rahvas saaks teha selleks, et ma ei tea, poliitikute vastu siis minna, et asja ümber veerata, aga see vaidlusenergia, see selline, viitab sotsiaalmeediale laste teemal jälle, mis on tegelikult väsitav, ebameeldiv ja ei ole ka näost näkku, eks ju, ollakse ekraani taga kuskil, aga sellest on tegelikult abi, selles mõttes igaüks oma nurgas küll, aga mingisugune kohtumõistmine ja nagu laste kaitsmine, mingi selline teema tuleb läbi ja selline üheskoos inimesed tegelikult lähevad kokku ja see keegi, kes on süüdi, siis tõesti kaob, täitsa kaob, nagu ma näen, et ta kaob, läinud, saadetakse mingid sõnumeid, teda isegi saa kätte enam, tüüpiline karistust ei anta, lihtsalt juhtuvad kaduma kuskile. Ebaõiglane jälle, aga vähemalt kaob, et inimesed on impulsiivsed, autentsed, ehk tulevad lagedale mingite kirjutuste ja jagamistega sellel teemal. Nii et järgmine nädal on mingisugune lapsi puudutav teema, mis siis tuleb suure kella külge. Ühesõnaga, sel nädalal siis keskendud sellele, mida sina tahad, konfliktidesse pole mõtet väga astuda, vaikselt oma nurgas, loo tingimused paremaks eluks, tulevikuks, kõik see värk. Ole vaikselt õnnelik, ole väga kõike postitada, kõike jagada, tee vaikselt oma asja, ärid ja FIE-d igasugused ettevõtmised edenevad tegelikult, aga seda pole väga suure kella külge panna, ole vaikselt tugev, kasvata oma tugevust, oma rahakotti, oma oskusi ja uued uksed avanevad, ootasid seda õiget võimalust praegu, see nädal ei ole see hetk, kus suuri otsuseid vastu võtta ja kuidagi kõrgemalt poolt ka tegelikult seda õigluse kohta toetatakse, et varad ja raha ja küll seotuks õiglasemalt nüüd maailmas. Et see nüüd hakkab juhtuma, nii et vaatame, see on põnev aeg ja naudime nädalat. Ja kui sul on mingeid küsimusi, tahad oma lugemist, siis võtta ühendust, aga igal juhul ole õnnistatud ja peatse kohtumiseni.